Ilusat nädala algust, ilusat esmaspäeva. Vaatame nädala sõnumi üle. Mul tahtsid kohe alguses hakata rääkima tarokaardid. Ma olen viimasel ajal teinud kogu aeg niimoodi, et tõmban esimesena sõnumikaardid, aga mingil põhjusel tekkis tunne, et ma võtan esimesena need. Seega, mis on meie nädala sõnum, mis on meie nädala üldine energia, mis meid siin ees ootamas on, mis me arvesse võtma peame ja nii edasi. Vaatame, mis need kaardid ja energiad meile räägivad. Nädalavahetus tõotas tulla hästi ilus energiate poolest, selline isegi romantiline võib-olla ja lepitav ja sellise energiaga, et justkui nagu konfliktid laabuvad. Ja ma ise tundsin ka seda, et minu sisemine rahutus ja minu selline sisemine disconnection sai lõpuks mingisuguse rahutasandi ja sellise, kuidas ma seda sõnastan, tasakaalu või kokkusulamise. Ma pikalt tundsin, et ma olen muutumas, ma olen transformatsioonis ja et minus avanevad mingid uued tasandid või midagi nagu on avanemas ja ma lihtsalt ei saanud aru, mis toimub. Ja mul on hea meel, et mul lõpuks toimus mingisugune klikk ära ja toimus iseendaga veelgi parem ühinemine. Ma loodan, et ka sina leidsid rahu, selle, mida sa otsid. Nii, aga mis räägivad meile kaardid algava nädala kohta? Nii, mis siin paki all on? Liikumise kaart. Mõõkade 10, üsna kurja kuulutav kaart, üldiselt inimestele ei meeldi mõõkade 10 kaart, aga mõõkade 10 on selline, mis lõpetab ära tsükli. Et saaks uus ja palju stabiilsem tsükkel alata, pentaaklite kuningas. Et tundub, et see nädalavahetus sellega, et toimus mingisugune laabumine, lepitamine, ühinemine, millest ma rääkisin, siis see lõikas ära samal ajal ka mingisuguse ebavajaliku energia, mingisuguse ebavajaliku osa, et saaks edasi liikuda palju tasakaalukama, palju sellise pehmema energia suunas ja tulevad siia veel karikate rüütel ja sauade 8 kaart ka, mis näitavad, et selline edasiliikumine palju puhtama, selgema energia poole, mis on isegi natukene selline oma olemuselt romantiline. Ma ei pea siin silmas, et hakkavad looma romantilised suhted. Võib-olla sa hakkad rohkem endast tajuma romantikat, sa hakkad võib-olla elu nägema romantilisemalt ja selliselt nagu helgemalt. Ja sauade 8 sümboliseerib tegelikult sellist järsku liikumist paremuse suunas, et järsku mingid uued tuuled tulevad. Samas see sümboliseerib ka sõnumeid, et mul tuleb praegu sellised nagu romantilised sõnumid, romantilised teated, mõne austaja poolt isegi võib-olla. Et nüüd selline raske koormaks olev energia tahab jääda selja taha. Hirmu energia on üleval, seda ma ikka näen. Sest sa oled kogenud mingisugust seda raskust, võib-olla see on nagu pikalt kesknud ja nüüd, kui see järsku saab läbi, siis sa ei usalda. Et kas see tõesti on päris, et mul hakkas kergem, kas see tõesti on päris, et sai toimuda selline laabumine, et sa ei usalda justkui nagu seda, mis nüüd toimuma hakkab, et äkki see on mingi varjatud agenda või äkki see on ainult üürikene või mis iganes, eks ole, äkki võib üksi ka tulla. Sellegi poolest, kui sa tunned, et sul praegu läheb hästi ja hakkavad energiat paremuse poole minema, sul on õigus tunda ennast ka sel hetkel hästi. Sa ei pea hakkama ennast alla tõmbama, et äkki nüüd ma kukun veel valusamalt, kui ma usun sellesse heasse energiasse, sest ma ütlen sulle ausalt, elu käibki üles alla. Kui sa aga jääd igaks juhuks siia alla või kuskile keskpiirile, et äkki midagi juhtub, kui ma tunnen ennast liiga hästi, siis su elu muutub monotoonseks ja muutub järjest raskemaks.
Sul on õigus headel hetkedel, õnnelikel hetkedel tunda ennast maksimaalselt õnnelikuna. See ei võta ära sinult väärtust või see ei võta ära, kuidas ma ütlen, eestlaslik tunne või eestlaslik käitumine on see, et muretseme muretsemise pärast, et oleks millegi pärast muretseda ja et jumala eest me ei tunneks ennast liiga hästi, sest äkki kui me tunneme liiga hästi, siis me äkki ei muretse piisavalt ja selline nagu kardetakse liiga hästi tunda, et kui ma ei muretse, siis äkki see tundub, et ma ei hooli piisavalt või et äkki olen liiga lihtsameelne või mis iganes, on ju. Aga ega see ei tee olukorda olematuks või see ei tee olukorda kergemaks, kui sa muretsed rohkem. On ju, olukorra teeb kergemaks see, kui sa lased sinna rohkem avaramat ja positiivsemat energiat, ehk siis sa lubad endal olla vahepeal ka õnnelik, rõõmus ja positiivne. Ja see annab sulle palju rohkem juurde ja siis ei tundu enam raskused nii rasked. Suur pikk jutt, ma loodan, et jõudis sulle kohale minu mõte, et meil on raskused, meil on kergused ja meil on õigus mõlemaid tunda, sest see on elu, eks ole. Ja kaardid tõesti on selle poolt, et me oleme liikumas kollektiivselt edasi ja sellise rahulikuma, tasakaalukama reaalsuse suunas, kus me kõik ise oleme oma reaalsuse loojad ehk maagid. Meil on kõik vahendid olemas, meil on kõik võimalused olemas, meil on kõik teadmised olemas, meil on potentsiaal. Selle najalt tuleb luua seda, mis sinu algolemus ja mis sinu algallikas tuleb, eks ole. Sinu looming ei pea olema teiste laadi, teiste moodi. Sinu looming ongi sinu looming ja selle eesmärk ongi olla ainulaadne ja mitte sobituda teistega. Vastasel juhul ei ole enam tegu sinu loominguga, on ju. Siis on juba teiste looming. Ja mis pointi siis sellel on, kui meil on teiste looming. Ja mulle meeldib, et siin mul kaardipaki teisel pool näitab ennast sauatäss, mis on loomeenergia, mis on see sisemine kreatiivsus ja sisemine seksuaalenergia, mis hoiab meid elus, mis ongi tegelikult kogu loomise alus ja see sisemine leek. Lase sellel minna särama, lase sellel minna põlema, las ta juhib sind, las ta näitab sulle suunda, las ta näitab, mida ta luua tegelikult tahab, ära hoia seda vaka all, ära vähenda selle väärtust või ära sobita seda kuskile kasti, las ta olla selline, nagu ta on. Et las sellel nädalal sinu loomeenergia ja sinu see sisemine potentsiaal õitsegu, sest praegu on see võimalus, praegu ongi see aeg, et lasta ennast liikuma, lasta ennast käiku, et pöörata see raske minevik nüüd teistpidi ja lubada rohkem energiat, avarust, õhku enda ümber. Nii, võtan välja sõnumikaardid, vaatame, mis need räägivad. Meile siia nädalasse sõnumid. Ja paki all on sõnavägi. Täpselt seesama kaart, mis ma tõmbasin meile nädalavahetuseks, ehk siis ikka see, et pane tähele, kuidas sa räägid teistega, kuidas sa räägid iseendaga, milline on sinu sisekõne, millist sagedust sa enda häälega välja annad, sest see peegeldub sulle ka vastu. Taasühinemine, keegi minevikust, kas siis siit füüsilisest minevikust või sinu hinge minevikust tuleb ennast näitama, tekib mingisugune uuem ühendus või kontakt. Ja võib olla isegi romantiline.
aga see kannab mingisugust väärtuslikku sõnumit, see seostub mulle praegu selle paki alumise kaardiga, et sõnadel on vägi. Need on kuidagi omavahel seotud, ja ma rääkisin siin video alguses ka sõnumitest, eks ole. Mingisugune oluline sõnum minevikust, väga kaalukas, väga olulised sõnad, oluline sõnum on see, mis mul siit praegu läbi tuleb. Et midagi väga kaalukat on tulemas. Mul ei seostu negatiivse energiaga, aga mulle seostub, et see on oluline, et see on mingi oluline täppiile või mingisugune, mis aitab sul lahti lasta. Öeldakse mulle, mis aitab sul rahu paremini saavutada või aitab sul lahti lasta. Vaimude austamine. Väga huvitav. Austa vaimu. Tead, see sõnum võib tulla ka teispoolsusest. Ma korra kiikan selle kaardi tähendust. Austa oma vaimu, iseenda vaimu. Mida sinu vaim sulle räägib, mida sinu hing sulle räägib, mida sinu emotsioonid sulle räägivad, mida sinu kõrgem sina sulle räägib. Kõrgem mina, eks ole. Austa seda. Valdav enamus elab nii, et me ei austa ennast üldse. Me ei austa seda, mis on meie sisemised vajadused, me ei austa oma sisemist häält üldse, me ei austa oma kõrgema mina arvamust ega suunda, vaid me oleme klapid peas, juhindume oma haavadest, oma egomustritest, oma harjumustest. Me juhindume sellest, mida teised meist arvavad, mida nad meist ootavad. Ja meil puudub absoluutne austus iseenda osas. Ja väga paljud meist on nagu lintraktorid, sõidavad iseenda piiridest üle, ainult et teistel oleks hea. See ei ole austamine üldse. Ja austa seda oma sisemist häält, oma vaimu nii-öelda, kes sina tegelikult oled, et teil oleks koos hea, et su vaimul, sinu hingel ja kõikidel sinu osadel oleks sinuga koos hea ja et nad oleks kuuldud ja märgatud ja pane paika oma piirid. Tuleb jälle piiride kaart, mis on meil ka enne päris tihti tulnud. Nagu ma ütlesin, et sõidad üle endast lintraktoriga, sest sa absoluutselt ei kehtesta endale piire, ainult et teistel oleks hea, eks ole. Austa ennast nii palju. Austa ennast nii palju, et kui sa tunned, et sul on ebamugav, sa julged teha suu lahti ja öelda, et see miski sulle ei sobi. Või vähemalt märka seda, et sul on hetke olukorras ebamugav ja sa vähemalt proovid midagi selle jaoks ette võtta, et sul ei oleks enam ebamugav. Mitte ennast alla surudes, vaid piire kehtestades, eks ole. Piire tasub kehtestada võib-olla ka siin väliselt. Tahan selle kohta vaadata, sest mulle otseselt ei tule selle praegu selline, see kuidagi seostub mulle välise teemaga praegu. Vaatan, mis need piiride kohta tahavad see kaardikene öelda, ma küsin täpsustust, mis see võiks olla. Tuleb siin ikka see sõnumite teema on aktuaalne. Et sõnumid, mida sa saad, võib midagi panna sind proovile. See sõnum võib tulla naisterahvalt ja panna sinu piirid proovile. Ei pruugi olla naisterahvas, aga mulle näitab praegu naisterahvast. Ja vaata oma tööga seotud probleemid ja kõik need teemad üle. Et kas, kuna siin tuleb kollektiivi kaart karjääri ja töö mõttes, siis kas seal käib kõik ausalt praegu? Kas sina täidad oma positsiooni või täidad sa kellegi teise positsiooni? Kas kolleegid ja ülemus oskavad sinu piire austada?
Kui nad ei oska, siis tuleb enda käitumisega midagi ette võtta, eks ole. Ja piire paremini kehtestada. Et see piirid tundub, et seostub kuidagi tööeluga praegu. Ei pruugi, aga vaata üle, sest äkki su koorem on liiga suur, mida sa kannad tööalaselt. Ja vaata, et ei juhtuks selline asi nagu läbipõlemine. Pööra praegu enda puhkusele suuremat tähelepanu. Et ei sõidetaks sinu vajadustest üle. Vot nii. Selline sõnum meile siia nädalaks. Ootame huvitavaid sõnumeid ja laseme oma loovenergia valla ja hakkame selle najal looma oma reaalsust. Mõnusat nädala jätku. Tšau!